Pisikeses kohas Pukas Lõuna-Eestis on juba 19 aastat traditsioon, kus tullakse päev varem juba 19. augusti õhtul kokku, et koos laulda ja lauluga tervitada Eestimaa sünnipäeva. Kas iga aasta on niimoodi, et kõlavad siis need laulud, mis sõna otseses mõttes võiks siis öelda, et on igal eestlasel peas? Jah, tavaliselt see nii on ja ka teate, järgmisel aastal meil on juubel ja sinna me kavatseme teha ka midagi võib-olla spetsiaalset ja midagi sellist ägedat, aga see traditsioon on ikkagi jätkunud, et on ikkagi laulud, mida peaaegu kõik inimesed teavad, et ei ole selliseid raskemaid laule, et kõik saavad kaasa laulda ja pargis saab ka osta laulikuid ja siis muidugi inimesed saavad neid kasutada, kõik laulavad kaasa. Jah, öeldakse ikka, et laul teeb rinna rõõmsaks ja tegelikult see nii on, et kui tuju on halb, et lased väikse laulu ja tunned juba, et läheb paremaks, isegi vihmeisega. Ja tegelikult ma arvan, et see on väga, väga oluline just, et meenutada seda ikkagi, et tegelikult ei tulnud see vabadus päris niisama ka, et selleks tegid väga paljud inimesed tööd, pidid ka hirmu trotsima ja pidid julgelt välja astuma. Et ma arvan, et see asi ei tohi kaduda, et sellest tuleb rääkida ja nii palju kui rääkida, nii kaua see inimeste mõtetes ja mälus ka elab. No, igasugune kooskäimine nii eestlastele kui otepäälastel on alati nii-öelda oluline ja laulupeod kipuvad ka Otepääle oluliselt olema nii suvisel perioodil kui talvisel perioodil ja öö on siis see märksõna, mida meid eelkõige kõnetab. Mitmes see öölaulupidu endal osaleda on? No see on päris palju, et talveöö laulupidu ma kunagi hakkasin korraldama, et Pukas siin on ka palju käidud, et neid kordi ei loe, et me lihtsalt tuleme siia iga aasta ja naudime seda seltskonda, neid laule ja ilmataat on ka see aasta väga armuline olnud. See vist ongi see eestluse tunne. Just see ühtsuse tunne, need on need tuttavad sõnad, need tuttavad mõtted ja viisid, mis meie südames on ja need ühendavad. Kuivõrd tähtis on niimoodi kokku saada kord 2 aastas? Ohi jumal, kokku võiks saada kas või iga päev, sõbrad, kui oleks aega, aga see, et me saame nii suure pundina kokku, siis ka 2 korda aastas igati tervitatud. Külg külje kõrval olemine, see loob sellise ühtsustunde ja ma näen iga aasta siin samas Pukaöö laulupeol, et inimesed tulevad lihtsalt, tahavad seda koos laulmisi ja saavad seda ühtsustunnet. Ma arvan, see on väga oluline. Eilsel öölaulupeol Pukas oli eestlauljaks meie armastatud laulja Birgit Sarrap. Oli see sinu jaoks üllatus, et rahvas niimoodi kaasa lõugas laulda? Selles suhtes, et ei ole. Mina usun, et Eesti inimene ikkagi, nad kõik tahavad natukene laulda. Ja kui see on tehtud piisavalt lihtsaks, et sul on ka laulu sõnad ees, siis see on niimoodi ja teised laulavad ka kõrvalt, siis ma arvan, et mitte keegi saa öelda, et see oli kuidagi nõme või mind sunniti, vaid ikkagi iga inimene, kes vähegi kaasa laulma hakkab, ta tunneb, ma arvan, seda soojust südames ja ta tahab seda teha. Kuidas tähistab Birgit Sarrap tavaliselt Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva? Ma pean ütlema, et 99% olen ma ikkagi nendel tähtsatel päevadel laval, aga meeletult suure rõõmuga, auga, mulle meeldib laulda isamaalisi laule. See kuidagi puudutab eriliselt ja mul on nii hea meel, et ikkagi Eestis on see traditsioon, et neid laule saab ka laulda. Ja seetõttu tõesti ka sellel aastal 20. august on mul ikkagi vaja veeta laval, aga ma teen seda suurima rõõmuga.